oma kodu kihelkonnas, oma kodu vallas ja tervitada teid. Sest mul on lapsepõlvest saati, kuigi ma ei olnud, mul ei õnnestunud siin elada, öelda, et sa oled mõlk. Ja ma ei teadnud, mida see kätkeb endas. Tasapisi olen ma aina paremini aru saanud ja no eriti seoses sellega, et ma kolisin siia ja ma ei saa siit kuidagi lahkuda. Pigem ma tahan tuua teisi siia tagasi. Nii et jõudu teile, oleme uhked selle üle, mis on saavutatud. Saavutame veelgi rohkem siin, et tulevased põlved oleksid meie üle uhked. Aitäh teile! Meil on suur au tänada härra presidenti, Mulgi Kultuuriinstituudi patrooni, lugupeetud mulgid ja mulgi sõbrad. Täna peame 10. mulgi konverentsi. See on päev, kus me teadvustame, et elame Mulgimaal ja oleme mulgid. Tahan tänada kõiki, kes aitasid kaasa Mulgimaa arengule sel aastal. Tahan soovida uuele Mulgi vanemale edu ja kindlameelsust. Tänan kõiki Mulgi konverentsi korraldajaid ning võõrustajad Abja valda. Kena konverentsi kõigile. Elagu Mulgimaa! Abja vallal ja tema keskusel, Mulgimaa pealinnal, Abja paluajal on suur heameel ja suur au korraldada 10. Mulgi konverentsi. Mulgimaa tervikuna ja Abja vald olid 19. sajandi keskpaigast saati esimesed julged, kes ostsid esimesel võimalusel mõisnikelt talupäriseks. Ma usun, et Mulgimaa inimestel on alati uhkus südames, kuid mitte upsakas uhkus, vaid ennekõike uhkus selle üle, et nad on töökad, ettevõtlikud ja kultuurihuvilised. Aastast 2012 annab Mulgi Kultuuriinstituut välja Mulgimaa uhkuse auhinda. Anu Raud, Mulgimaa uhkus 2015. Suur aitäh, armsad mulgid. Minu vanaisa oli Abja paruni sepp. Abja parun pani oma sepale nimeks Raud. Sellest ajast on saanud palju raudu, üks neist mina. Nii et ma ütlen veel kord väga suur aitäh ja ma olen väga õnnelik, et ma saan elada Mulgimaal ja see on tõesti väga ilus maa. Nüüd on nii, et minu ametiaeg saab just otsa ja kuulutan välja uue Mulgi Kultuuriinstituudi vanema, selleks on Peeter Praatner. Ja nüüd on peaaegu 300 grammi hõbedat Mulgi vanema kaelas. Ametiraha on teinud Riin Somela, see on käsitsi tehtud, seal on 562 lüli. Tere minu poolt. Tõesti uhke tunne on siin seista, et saal on väga uhkeid mõlke täis. Endalegi tekib selline uhkus hinge. On üks tõesti selline huvitav lugu, et ka meie rahvuseepose Kalevipoja üks tegijatest on tegelikult mulk. Ja sealt võibki öelda, et miks siis meie eestlastena ja eriti mulkidena sellise väikse kiiksuga olema, et eks see on juba kõik kirjas Kalevipojas. Ja siin on siis meie esiema. Ja üks hea sõber on mõni aeg tagasi meistendas üle kaardi minu palvel, kus ta
keeras Eesti kaardi õiget pidi, nagu valet pidi vaadal. Siin me näeme, eks ole, et see Tallinn on selline pisike mummuke kuskil seal perifeerias, aga tegelikult ikkagi see, mille poolest Eesti välja paistab, on loomulikult Mulgimaa, uhked seal üleval kogu Lõuna-Eesti. Ja ma arvan, et see ongi see viimane sõnum, et tegelikult uhkus, kui seda õigesti kasutada, on ikka selline päris võimas relv maailmas, et mul on hea meel, et uhke. Aitäh! Tere kõigile! Kuidas on Jumal andis ameti, siis annab ka mõistust. Paluti, et olen direktor, esineb ja Mulk oled ka peal esineb. Küsime siukse küsimuse, et kas säärane Mulk kuulub siis mulgikirjandusse või mitte? Mis teie arvate? Väga hea vastus. Et Koidule ju Mulk nagu ei ole, aga see on kirjandus mulkidest ja kindlasti kuulub ta mulgikirjandusse. Mul on siivalt kahju, et ma ise mulk ei ole, aga midagi pole teha. Jumal ei ole mulle seda õnne andnud, aga selle eest ma olen kange mulgi kaasatundja, kaasamõtleja ja huviline olnud, ma ei tea, päris kaua aega töötades Eesti Rahva Muuseumis kunagi aastakümneid, siis Mulgimaa oli üks meie uurimisalasid ka, millest me tollal väga palju kirjutada ei saanud, aga hiljem on see kuidagi välja löönud taaskord see haigus ja nüüd ma ei ole sellest päriselt lahti saanud ja Mulgikultuuri Instituut ja kohalikud mulgid siin Liivis, kes istuvad kõik mu ees ja on mind ära teinud ja ega sellest pääse päriselt ei olegi ja ega ma ei kahetse seda, et ma olen langenud Mulgimaa lõksu. Lugupeetud kuulajad, mul on suur rõõm täna rääkida äärmiselt huvitava ettevõtte ajaloost, Apja Linnavabriku ajaloost. Minu ettekande ajal on mul võimalus vaadata ajaloolisi pilte Apja Linnavabrikust ja inimestest, kes seisid Apja Linnavabriku tegevuse juures. Ma loodan, et saan teile parema pildi sellest, kuivõrd oluline oli siinsetele inimestele see vabrik. Ehkki Lina oli Tsaari-Venemaal väga oluline ekspordiallikas. Ei olnud lina töötlemine kuni 19. sajandil eriti arenenud. Väga olulisel kohal oli endiselt kodumajapidamises töötatud lina. Lina leotati linaneokudes, millele järgnes siis lina puhastamine ja töötlemine kodus. Paraku selline raske töötlemine ei olnud eriti tõhus, kuna väga palju lina läks kaotsi ning ei olnud hea kvaliteediga. Samuti lina kokkuostjad müüsid seda lina ja ostsid kokku talumeestelt võimalikult odava hinnaga, mis talumeestel puudus kindlus selle kohta, et kas nad saavad tasutud või mitte. Siin näete silti Eesti NSV Riiklik Kaubandus-Tööstuskomitee Apja Linnavabrik tootmiskoondisel, kus ongi ka näha, et ta ei ole enam iseseisev ettevõte. Minu päritolu ei ole Mulgimaalt. Mina olen tegelikult oma juurtelt pärit Viljandimaa teisest servast Põhja-Viljandimaalt. Minu esivanemad on Sandra talust ja ma alustaksin tegelikult Mulgi Kultuuriinstituudi asutamisest. Mitte miski ei saa algust, mitte millestki, juured peavad olema. Ja ma ei lähe tagasi siin kaugesse ajalukku 19. sajandisse, aga kuna tegemist on 10. konverentsiga, siis oleks paslik ikkagi see Mulgi Kultuuriinstituudi start. Mulgi Kultuuriinstituut ja tema tegevused ongi need, mis täna aitavad seda piirkonna väga tugevalt üheks siduda ja hoida seda väärtuslikku, mis sellel piirkonnal on ja teadvustada nende inimeste jaoks oma juuri. Idee Mulgi Rahvaraivo raamat välja anda sündis seoses sellega, et Kultuuriministeerium
2010. aastal Mulgi kultuuriprogramm ja kuna ma olin ka otsapidi selle korraldajate või selle koostajate ridades, siis mulle tundus, et see kultuuriprogramm on just selline nagu ettevõtmine ja rahastus, mille raames oleks väga tore ja mõistlik käima lükata Mulgi rahvarõiva raamatu tegemine. Ja ma tahan jälle kuulata, et miks nii palju pilte ja miks ta nii paks on. Muidugi ka materjali on jälle vahepeal juurde tulnud, aga eks see annab võimaluse siis hiljem kunagi publitseerida. Et need inimesed, kes ei taha lugeda, keda ei huvita see tekst, nad näevad oma juuri ja mõtisklevad nende piltide juures, sest tõesti fotod on väga head ja need on põhiliselt siis Viljandi muuseumi esemed, Lermi esemed, Peterkuli muuseumist väga arutlased paistub põlled, mille õigeid värve me seal näeme, aga ka Helsingist, kuhu need asjad juba sattusid 1902. aastal, kui Soome etnoloog Heikel ostis need Tartust ja viis siis ära Soome ja Soome Rahvusmuuseumis siis oleme neid näinud ja vaadanud ja pildistanud. Mida öelda? Tänan, et vastu pidasite. Usun, et saite kinnitust sellele, et mulk olla on uhke ja hää ja mitte ainult seda, vaid ka seda, et mulgil peab olema soovi ja tahtmist edasi minna. Siin surmani küll tahan, ma kalliks pidada. Mul õitse vesti rahada, mul ekka viisama. Kui smaali hellad hoiad, sa lapsi jättepäev. Meil annad leima kaatel ja viimast aset veel. Samad sõnad, sama viis, kas neid hoida saavad? Sama siis õitse risti.